jooga praktilised harjutused, elulised, esimene isteasend. Peaks olema täis tallagama maas alati. Mul peaks reiepind olema, kindlalt pinna pealt toetama. Mul peaks kätel olema tuge täpselt nii, et käsivarst toetab. Eriti kui ma arvuti taga olen. Mul peaks olema võimalus sirgelt istuda, mitte et ma lösutan sinna. Kui selg hakkab ära vesima, ma panen siia selle toetuspinnal, mitte kõrgemale. Sest see on see koht, kui see on väsinud, see on märguanne, et mul on õlavöö mängust väljas ja ei ole minu produktiivsus ei töötamiseks ega mõtlemiseks. Isegi selle tooli peal ma võin poolloodsiste asendit praktiseerida. Panen jalad ilusti oma istumise alla. Käed võiksid olla siis riputatud kas üle põlvede või sülle pandud. Õlad ka vabad oleksid. Jälle rüht vaba, kael vaba. Ja see asend on klassikaline meditatsiooni asend. Kui mul jääb istumine madalaks, eriti meesterahvastel, ei ole neid looduslikke patju all, siis ta võib oma istumise pisut kõrgemale tõsta. Siis saan selja sirgeks jätta. Ja kas siis selles asendis või isteasendis saan ma teha, tavalises isteasendis, saan ma teha ka lihtsalt praktilisi harjutusi. Ma võin panna käed sõrmesõungus lihtsalt kukla taha, mõnusalt ringutada ja teha teadlik, rahulik painutus ette, aga ettevaatlikult, et ma kaela liiga ei venitaks, sest see võib olla juba nii jäik, et uskumatu. Ma teen mõnusat ringutusi, ma võin teha siin pöördeid välja hingates külje peal. Keskel jälle mõnus ringutus ja pööred teisele poole. Aga palun jälgige, et te teete oma hingamise rütmiga seda, mitte nii, et tegin hing kinni ja pigistan ja survega, siis ei tule see hästi välja. Mul on ju käed sõrmseon, kus ma võin ringutada üles nad ilusti. Aigutada ehk teiste sõnadega lasta oma vahelihas lahti. Kui suu hakkab aigutama, siis läheb pinge siit lahti. Aga istumisega ma olen ju siin kinni. Järgmine varjutus kestab raskemat proovida. Paneb oma vasaku käe selja peale, viib sõrmed üles, läheb ja otsib parema käega vasaku käe sõrmed üles. Tihti ei ulatama sinna maani. Siis võtab soki jalast ära ja paneb siis soki pikenduseks. Jälle võin mõnusalt ringutada. Suurem, jõulisem ringutus lähevad küünasnukid taha rinnakorve ette. Ja painutus ette täpselt jälle sinna maani, kus mina ulatan. Ei hakka üle pakkuma. Kui asi edeneb, saan ma võtta rohkem sõrmedest kinni. Saan sügavamale minna. Ja liigun jälle täpselt omas rütmis. Ei hakka üle tormama. Mul ei ole mingit temot vaja teha. Nüüd on õlg valus. Kohe tunnen. Masseerin, aitan teda. Lähen viin teise käe selja peale. Ja nüüd tuleb välja, et üks käsi on nüüd lühem. Kuna südamepoolne käsi ei taha nii palju painduda, siis ta näitab, et pinge on südames. Mõnus ringutus ja siin hästi ettevaatlikult, kui ma ei ulatanud oma sõrmedeni, hästi vaikselt teen. See näitab, et ma olen ikka väga tugeva stressiga juba. Muidugi siin tekib kole oht, et näe, ma ei saa juba selle väikse asjaga hakkama, järelikult ma ei julge treeningusse tulla. Üheski treeningus ei hakata teid taga ajama ega sundima, et midagi teen vastumeelselt. Siin on ka ilmapunkt, kui kehv ilm on, siis võiks seda ilusti masseerida. See on alati valulik küll, aga teen selle ümbruse pehmeks. Mõnele jäi kael väga kinni. Jälle masseerige, libistage siit.
minge nagu sõrmedega oma kolba ääre alla, et venitadaks kael pikemaks. Ja kõige lihtsam oleks masseerida kõrvalesti. Kuna see asend on loote asend, kus loote ema üsas, pea, kõige pehmem pea on siin ja ta on siin kägaras. Kuna siin on kõikide elundite projektsioonid olemas, kõik väikses maastaabis, siis ma masseerin, näete, selle väikese pinnaga kogu oma keha. No, idamaal öeldakse naljajuttu veel, et vaata inimese kõrvu, kellel on hästi suured kõrvad, see elab hästi kaua. Kõrvad peaksid, kõrvalestad peaksid pehmed olema. Kellel need jäigad on, siis ütlen kohe, kus koha peal organis pinge on või mis kehapiirkonnas. Nii et mudige rahulikult seda. Pärast ilusti lasete lõdvaks, silitate üle oma näo, annate kõik vabaks. Ja on jälle hea tunne. Järsku tuleb sõnad meelde, mis on rõõm ja mis on õnn ja mis on armastus. Võin ju oma rahustamiseks panna käed ka rinna peale, siin jälgida oma hingamist. Välja hingates lähevad pisut käed allapoole, õlad allapoole. Võin silmad ka sulgeda, siis hingates tõusen, valgul otsa esine. Tulen jälle tagasi, lasen lõdvaks. Tulen katsun järgmise korraga pealae tipu peal, küünasnukid ja pealae tipp ühel joonel. Tulen jälle tagasi ilusti. Vaatan, võin tõusta siia poolde vinna üles, natuke kõrgemale. Ja viimase korraga võin juba maksimumi peale ka välja minna. See teeb sisemise rühi saba otsast, vaat sinna sõrme otsteni, läbi kaela. Lõugeb natuke allapoole. Kui ma siia toon veel oma mingisuguse heli, võin oma mõnusat laulu ümiseda. Kui helin käib minu sees, siis on minu sisekanaleid lahti. Kui jääb hing kinni või heli kinni, ongi märguanne, et ma olen umbes. Ja siis ongi vaja ennast vabastada. Muidugi võib ju teha sõrmedega veel igasuguseid muid harjutusi lihtsalt, mis annab mul ju siin teha. Mul ei ole siin midagi segamas, ma ei pea selleks kuskile eraldi ruumi minema. Ja vaevalt, et ka töökohas väga viltu vaadatakse, kui ma mõned korrad sellised eringutused teen. Nii et julgust alustamiseks, jätkamiseks.